Mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Ja nagu eelmises videos ma lubasin, siis ma teen väikse kokkuvõtte sellest kevadlaadast, kus me käisime Lätimaal. No seal oli väga-väga palju rahvast, et ma ausalt ei teadnud, et see nii suur laat on ja ma tegin nagu väga üksikud klipid ainult, et nagu mingit ülevaadet saada inimesele, kes seal pole üldse käinud. Näiteks see lõngalett mind paelus seal. Ma pole ammu nii palju lõnga korraga näinud, et natuke võttis pea ringi käima ja kohe oleks tahtnud nii mõndagi osta. Värvide valik ja materjalide valik oli väga-väga suur ja oli näha, et oli suur bussitäis lõngasid sinna kokku pandud, et see oli vägev, mis mulle meeldis. Kahjuks oli see niimoodi, et auto parkimisega oli keeruline, aga linnaelanikud lubasid oma aedadesse ikkagi parkida ja siis sai nagu enam-vähem parkimiskoha, aga see taimede osakond oli nagu reaalselt kõige raada lõpus seal kuskil metsa all, nii et ma võtsin ainult väga vähe ja väga väikseid asju, kuigi oleks tahtnud sealt võib-olla ampleid või midagi osta või puud lausa, sest need olid nagu soodsad. Lillede valik oli väga-väga suur aga enamus selline tavaline kaup, et midagi sellist erilist ma nagu ei märganud. See oli nagu selline mingi nagu laululava moodi asi seal metsa all, kus siis ka oli müügipunktid. Ja võt need leivad olid ägedad, et paljudel olid sellised hästi suured leivapätsid, mida ma nagu Eestis pole näinud, et müüaks ikkagi väikseid pätsi, aga Lätis on alati sellised suured ja siis lõigatakse sealt sellised tükid. Ja siis seal samas koha peal oli selline koht nagu Nõia kalju äkki eesti keeles ja siis ma käisin ka seda vaatamas. Lapsed ei viitsinud enam autost välja tulla, sest reaalselt pidi nagu kilomeetreid kõndima seal selle laada peal ja see nagu ikkagi väsitas ära, nemad tegid väikse puhkehetke. Aga mina läksin vaatama, see oli ka üks ilus koht, mida vaadata. Et ma kahjuks ei viinud ennast alguses kurssi sellega, et mida seal koha peal veel vaadata saab, et tegelikult hiljem selgus, et seal on veel huvitavaid kohti, aga see oli kohe kesklinnas see niinimetatud Nõia kalju, et see oli nagu väga ilus, nagu meenutas nagu meie taevaskoda natuke. Aga selle jõe peal olevat ka kuskil mingi väike juga, aga seda ma nagu ei osanud otsida, ma ei leidnud ka selle kohta infot. Ja siis me mõtlesime, et kuna seal lähedal on ka üks väga ilus linn, kus ma olin juba kunagi varem käinud, Aluksne. Ja siis, et kui me oleme siit ainult nagu poole tunni kaugusel või 20 minuti kaugusel, et siis lähme ka jalutame seal, sest oli emadepäev ja otsustasime, et teeme sellise nagu emadepäeva tripi. Ja siis seal Aluksnes on selline äge hästi suur järv ja siis selle järve keskel on saar ja seal saare peal on nagu tehtud selline nagu kõnniteed ümber ringi, et sa saad jalutada, sa saad minna üle silla sinna saare peale. Seal saare keskel on ka mingid lossivaremed või mingid kindluse varemed, ma täpselt ei teagi, jälle ei viinud ennast kurssi, aga väga mõnusad kõnniteed, seal on rahvast palju, seal olid spordiväljakud, seal oli mänguväljak, teed on ja sellised istumiskohad igal pool selle järve ääres ja sealt näed linnavaateid nagu kirikut ja seal on hästi palju selliseid paadikuure. Linde oli hästi palju, nagu ka videos oli näha ja terve teega sinna sõites me nägime hästi palju linde ja loomi, et isegi jänes lasi ennast kaadrisse võtta, nagu te introst nägite. Nurmenukud õitsesid väga rikkalikult ja sealt oleks saanud ka natuke korjata, sest seal ei olnud ühtegi autoteed väga-väga nagu lähedal, see oli nagu saare peal, aga ma ei hakanud sealt midagi korjama. Seal olid ka pargis kiigud suvaliste puude peal. Selline ilus maja paistis nagu teispool kallast. Siis natuke jalutasime seal lossivaremetes, seal on ka selline nagu laululava moodi ehitis ja proovisime ka mõnda kiike ja siis jalutasime randa. Et seal saare peal on ka ranna osa, kus on siis, siin on lossi näha teispool kallast, et ma tahtsime sinna ka jõuda, aga me lihtsalt väsisime juba ära ja seekord ei läinud. Rannas 2 luigekest pikutasid seal ja ma olin seal kunagi suvel varem käinud, selle paadiga saab seal sõita.
kui on hooaeg ja seal läheduses on ka üks päris suur vaatetorn, aga me ei hakanud ka sinna seekord minema, sest me ei teadnud, kas see on avatud, see on ka puude kohal ta niimoodi seal on, sealt oleks kindlasti väga ilus vaade olnud. Suvel saab seal jah, erinevate asjadega sõita, siin on pildi peal isegi näha, kui palju sääski selle maja katusel oli, see on see üks kohvik, mis seal suvel töötab. Ja väga ilusad mänguväljakud on seal, et lastel on seal alati huvitav. Me ka natuke seal mänguväljakul olime. Kahjuks kohvik oli kinni, kohvi ei saanud. Aga jah, natukene seal hängisime. Suvel on seal ka selline nagu, ma ei tea, kas ta on kondli moodi või mingi asi, et millegiga sa saad sealt teiselt poolt jõge nagu sõita üle selle vee sinna saare peale. Ma täpselt ei tea, millega pilti juures ei olnud, aga ma ei usu, et see niimoodi lihtsalt rippudes, ma arvan, et ikka mingisuguse asja sees, mingi kondli moodi asi. Ja seal kohe üle, kus me käisime, on siis muuseumipark, seda oli ka sealt näha. See on hästi tore park, seal on nagu ligi 20 sellist atraktsiooni selles pargis ja ilusti kaardistatud ja sa saad nagu jalutada selle kaardi järgi ja vaadata neid kohti. Näiteks see esimene oli ovaalne purskkaev graniidist ja seal ümber oli hästi palju hüatsinte ja siis me nagu otsisime lastega neid natuke, õnneks võtsime kaasa poisile selle jooksuratta, sest muidu tema poleks viitsinud nii pikka maad jalutada. Me ikkagi hiljem kodus vaatasime, et ikka 15 000 sammu vist tuli ära, et selline, aga hästi mõnus oli, ei olnud külm ega ei olnud palav, selline mõnus pilvesilm oli. Ja siis otsisime neid märke sealt pargist ja mis oli väga nagu äge, sest hästi toredaid asju oli seal. Siin on jälle üks purskkaev mingi graniidist. Siis olid seal vahepeal sellised nagu templi moodi või paviljoni moodi ja hästi palju sillakesi seal pargis, sest mingi väiksed ojakesed voolavad. Palju õitsevaid puid oli. Siin on selline nagu linnupaviljon, kus olid sellised nagu, ma ei tea, lohed või draakonid seal katusel, oli hästi lahe. Ja me olime ilusti ette valmistanud, kuna me ei olnud midagi söönud ka peale hommikusöögi ja kell oli juba vist 2, kui me sinna jõudsime. Siis meil oli kaasas pikniku asjad ja siis me tegime seal pargis nagu pikniku peatusi aeg-ajalt. Istusime ja jälle näksisime midagi. Et selliseid istekohti oli seal hästi palju ja hästi ilusaid, et vaated olid väga ägedad. Ja inimesi ma praktiliselt seal pargis ei näinudki, nii et oli hästi tore. See vist on äkki Näsiniin, ma ei ole kindel. Niimoodi puhtalt selle pildi järgi ei julge nagu öelda, aga ta on väga sarnane küll Näsiniinile. Siin oli need üks väga ilus tempel, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, kus Aleksandri või hästi huvitav selline puidust konstruktsioon ja siin kõrval õitses, ma arvan, et see on Toompihlakas. Ma ei ole kindel jälle, ma ei luba midagi, aga tal olid nii ilusad valged õied. Ja kui see on Toompihlakas, siis selle marjad on väga maitsvad, et siis tuleb tulla suvel siia uuesti proovima, kas see on ikkagi õige. Et jah, seal see jalutuskäik oli tõeliselt hingekosutav, mulle väga meeldis ja lapsed jäid ka tegelikult rahule, nii et tasub sinna minna vaatama. Et kui sinna kanti asja on, see on kultuurimälestis ka. Et hästi korda tehtud see väike linnake ja jah, Aleksandri paviljon oli see. Siin on ka iga asja juures oli ka kirjas, et selle ajaloo kohta natuke. Sellised toredad ülaseväljad olid seal ja mina jäin oma selle emadepäevaga väga rahule, et see tuli nagu selline natukene nagu eksprompt, see reis, me ei olnud seda planeerinud, me teadsime, et me läheme sinna Apeladale, aga et me sinna natuke edasi kolama ka läheme, see nagu tuli nagu selline äkki idee ja see oli väga tore, et me seda tegime, sest me polegi ammu niimoodi tripitanud kuskil. Ja oligi kojusõidu aeg, siis tagasiteel tegime Harglas peatuse, seal on selline tore postisalong ja seal olid just hobused väljas ja siis seal saab ilusti kooki ja kohvi, aga ja seal Hargla lähedal siis me tegime allikapeatuse, mis on ka seal metsa sees, kus ma alati käin, kui me Harglas käime. Ja sealt saab võtta joogivett puhtast allikast ja seda me ka tegime.
peale väsinud reisi. Seal tuleb niimoodi mõnusalt kivi seest puhas vesi ja saab niimoodi ronida seal üles alla, et on selline ilus looduslik koht ka. Ja siin on näha, et on palju jäetud kaunistusi ja hald ja nänni ja tänu. Ja kodusõit siis. Aga mis ma siis ostsin laadalt? No selle kirinõgese ostsin, see on tegelikult hästi suur, see on päris suur pott, terve nagu, see ei ole mingi väike savipott, et see kasvab päris suureks, siis paprikaid ostsin juurde. Nüüd on mul 2 erinevat sorti, kõik on punased, ma tahtsin ainult punast. Siis siin on üks dokroos, täidisõieline ja ümber siis astrid, erinevad sordid. Siis erinevaid kapsaid ostsin, on lillkapsast, brokolit, nuikapsast. Lehtkapsad olid mul endal külvatud, need panen ka sinna lõppu veel, nii palju kui mahub. Ja osad lehtkapsad panin selle peenra äärde ja tekitasin talle sinna sellise nagu eksprompt kasvulava ka, kuna ilusti aken oli täpselt seda mõõtu ja sobib sinna vahele. Ma panin nad küll natukene liiga tihedalt, aga mis siis ma nagunii söön nad enamus kohe ära. Et jätan ainult mõne sinna pikemaks kasvamiseks. See aken sobis sinna ideaalselt ja no muidugi lõnga ostsin natuke. Need on hästi pehmed puuvillased sellised. Siis punast kuumaasikat ostsin, need ka on juba istutatud. Et mul punast kuumaasikat ei olnudki, olid ainult valged, aga siis ma nüüd siia otsa panin punased ka. Siis ostsin 2 erinevat liiki arbuusi. Üks on selline nagu pealt triibuline ja piklik ja üks on roheline ja ümmargune. Ehk siis näis, nad mõlemad pidid olema. Ühe ma istutasin sinna kasvuhoone mulla sisse ja teise potti, nii et seda ma hakkan, kui läheb ilmad soojemaks, siis tõstan selle poti välja. Et siis, ja siis selle rosmariini ostsin ka. Ja no ostsime veel mett ja kommi ka, aga nendest ma ei teinud pilti. Ja siin on nüüd juba mõned siis minu koduaia uudised lõpetuseks. Kirss õitseb meeletult. Siis muru sees on mõned vanad taluaia tulbid ja mõned vanad taluaia nartsissid. Huvitav, et eelmine aasta need nartsissid ei õitsenud, olid ainult lehed, et see aasta on ka õisi näha, sest ma arvasin, et mul ei olegi siin vanu nartsisse. Ja siis muru niites ma avastasin, et mul on üks täiesti lumivalge meelespea, aga kõik ülejäänud on sinised. Et huvitav, et üks puhmas on selline valge, aga need ülejäänud on sellised sinised või noh, villakas sinised sellised. Ja siis ma vist ei olegi näidanud, et ükskord me tegime poisiga sellise nagu putukate ja lindude sellise joomispunkti, kuhu me panime hästi palju selliseid kristalle ja kive ja merekarpe ja koralle ja ühesõnaga kõik, mis on kuskilt reisidelt keegi toonud või ise kuskilt mereäärest korjanud. Üks selline kõva kivist kauss on meil seal selline segust valatud vist selline madalam. Siis mõtlesin, et paneme sinna ja vett peale, et siis putukad ja linnud saavad käia seal joomas, sest muidu nad ju upuvad ära, kui on sügav vesi, et nad tahavad just niimoodi kivide pealt ronida ja vaikselt limpsida. Niimoodi ma olen lugenud ja kuulnud, et oleks selline aias üks selline tore koht, kus on nagu natukene kivide vahel vett ja siis nad saavad ka käia joomas ja sulistamas. Et see koht on nüüd ka meil olemas. Ja siis mul oli üks hästi kiire meisterdus, selline mõne tunni meisterdus. Tahtsin teha puu alla suveks sellist väikest terrassi lastele ja see on 100% taaskasutus. Siin on kasutatud ära vanad uksed, ühed on siis mingid kuuriuksed ja siis on mingid kapiuksed valged. Ja põhjaks on vanad telliskivid ja euroalused, nii et see on selline hästi lihtne konstruktsioon. Lihtsalt panin need euroalused loodi kividega sinna enam-vähem silma järgi, ma ei kasutanud loodi. Lihtsalt, et oleks nagu enam-vähem sirge. Siis lõikasin sinna ühe ukse sisse sellise kumeruse, et puu ilusti ära mahuks. Ma oleks ideaalis tahtnud, et oleks terrassi ümber puu olnud, aga üks uks ei puudu. Ja no täpselt selliseid euroaluseid mul ka rohkem ei olnud, et sellises ühes mõõdus. Ja siis panin need uksed sinna peale, ma jätsin ka need igasugused haagid ja need asjad sinna külge, ma ei värvinud seda üle ka, sest see oli minust väga huvitava värvi. Ja siis panin need kapiuksed sinna äärtesse
ja oligi põhimõtteliselt terrass valmis, et suvel ma plaanin panna veel riputada sinna oksa külge üles selle putukavõrgu ja siis panna veel mingid madratsid sinna peale ja padjakesed, et siis saab seal selline lebotada ja mõnuleda või teha mingi tonni, näiteks paned mingi pika teki üle selle oksa rippuma ja siis tekib sinna jälle onni moodi asi, nii et selline kiire meisterdus. Aga selline see video seekord sai, see nädalavahetus ma plaanin minna Soomaale laadale ise müüma oma märkmikutega, nii et vaatame, kas ma sellest ka mingi vlogi teen, aga tšau!